kord, aga mina ei esita midagi. Mulle meeldisid need ilusad poisid, mis siis, et nad laulsid, et nad on nii vaesed, aga nad olid ikkagi ilusad. Aga nüüd tulevad meile siia sõbrad naaberkülast, Leonhard ja Helena Järvis, istuvad meie ette. Ja neid tõi siis selle pärimuse juurde kodukoha arheoloogilised leidmed. Et on unustatud hiilisi, on kaotatud ehteid. Nad peavad turismitalu ja neil on südamelähedane see lugu, mis kannab. Ja võib-olla saate siit isegi mõne õpetussõna, sest neil on kaasas väidetavalt mõned rahva tervisetarkused. Hoidke siis kõrvad lahti, äkki saate midagi huvitavat teada. Palun. Tere ilusat laupäeva õhtut kõigile. Ja ilm on täpselt selline, et on mõnus kaminas või ahjus või rehe all. Ilma sajab, aga sinul on hea soe olla. Ja siis ütled ikka, et ema, räägi mulle mõni tore lugu, nõialugu või tondilugu või vanaema, kui sa mäletad mõnda nõialugu või tondilugu ja siis hakkab tulema. Aga meid tõi jah pärimuse juurde meie kodukoha talu, millesse me 10 aastat tagasi praegune kodukoha talu läksime. Hakkasime varemit taaselama, üles kiviaedasid püstitama. Ja abikaasa ikka kärsilt ütleb, et nagu mitte ühtegi allikat ei ole, mitte kuskilt mitte midagi ei leia. Et tahaks teada, kes siin ennem elasid, mis inimesed, mis nimelised siin elasid. Ja ma tundsin ka ennast nagu kimbatuses väheke, et nagu vaata minu otsa kõik kulla, mis ma siis tegema pean. Kui ei ole andmeid, siis pole andmeid. Ja tuli üks suur torm ja suur torm kambutas meil ühel vanal rannakotsi aidal siis ülemise lakaluugi lahti. Ja ma mõtlesin, et tilbeldab seal teine edasi tagasi, et lähen, konin üles ja panen kinni, et muidu kukub eest veel ära. Ja läksin sinna vedeliga üles lakka ja nagu ma selle uksest sisse vaatasin, heite peal laululeht surmatunnistus. Endise peremehe oma. Ja siis abikaasal oli juhtlõmp käes ja järgmised, ma ei tea, kuu või 2, palju ta seal oli iga päev erinevates arhiivides, arvutis, kohtutoimikutes, kirikuuraamatutes. See on sinu lugu. Jaa, see on väga põnev ala, et kui sa sinna sisse korra oma näpu paned, siis ta võtab kogu su käe ja nii edasi ka ja siis sa jäädki sinna, et kes jääb, kes mitte, eks ole. Aga ja mind väga paelub kõik see, mis on natukenegi müstiline, ehk siis kõik see ajalugu on ka tegelikult ju väga suur müstika. Ja kuna me tulime siis sinna paekülla, siis tahtsime tõesti teada, kes seal siis enne meid elanud on ja mismoodi nad seal elanud on. Ja saimegi üht-teist teada ja näiteks väga põnev oli see, muideks see surmatunnistus oli aastast 1938 Madis Anemann, sest tema oli siis viimane päris peremees seal enne meid, kui meie sinna läksime, vahepeal oli kõik muu. Aga väga huvitav fakt, mis mul välja tuli sealt, kui ma perekonnaraamatuid vaatasin, oli see, et 1843 aastal, see on siis üks aasta arv, mis seal üles tähendatud on meie talus elanud, arvake ära, mitu Jüri, kokku 13 inimest. Pakkumeks. 13-st 8 Jüri arvate. Okei, naisi üldse ei olnud siis, jah? 5 on õige vastus, jaa. 8 oli natuke palju, aga 5 Jüri, kujutage ette, 13-st on 5 Jüri, kuidas see võimalik on? Jüri, kõik vaatavad, kus on Jüri. Aga seal oli kõik erinevas vanuses ja tõesti, ja üks oli veel siis sauna Jüri ka veel tagatippu. Ja siis ma tahan teile väga ette lugeda kohtutoimikust ühe loo. Et kuna need perekonnaraamatud on üks asi, mis paelub ja siis sa lähed sealt aastast tagasi, jõuad 1700-ni välja, see on väga põnev kõik, aga lisaks on siis veel teisi arhiivimaterjale ja kõik ühed on nendest kohtutoimikud, mis annavad ka mingisugust aimdust meile, kuidas siis millega siis tegeleti, et mis olid need kitsaskohad inimestel ja mille pärast siis omavahel tülli mindi naabritega. Ja mina otsisin eelkõige välja need toimikud, mis puudutasid konkreetselt siis selle talu elanikke ja leidsin päris mitu, aga ühe siis loen ette, kes oli siis
siis peremehe tütar, et see viimase peremehe tütar siis oli üks. Kohtu ette astus Kadrina Hanemann ja kaebas, et Madis Areiski on tema rätikulõhke tõmbanud koeruse pärast, siis kui Tõnu Aadu pulmad olnud ja Madis Areiski käinud teiste noorematega pühade õhtu seal vaatama. Madis Areiski sai kohtu ette kutsutud ja küsitud, miks tema seda rätikut lõhki tõmbanud. Tema vaidlis vastu, et tema ei ole seda rätikut mitte lõhki tõmbanud, aga Karl Ensling tunnistas, et tema on seda päält näinud, kuidas Madis Areiski on seda rätikut lõhke tõmbanud. See rätik on 1 rubla väärt olnud. Siis kohus mõistis, et Madis pidi rätiku välja maksma ja peale seda 1 rubla veel valla laekas. Õpetuseks, et üks teine kord enam seda ei tee. Madis Areiski võttis süü oma peale ja maksis 2 rubla kohtus välja. Rätik oli võetud. 2 rubla oli päris suur raha, sest vaatasime ka, et mis tollal nagu palgad oli see kohtukirjutaja, kes oskas siis kirjutada seda imelist teksti ja sinna põimid vaestada see nii segane, et nagu tühjad aru saada, et mida ta siis mõtleb, et lauseehitus on, ma ei tea, pooled saksa, pooled eestikeelne. Siis see 40 rubla oli tema palk, eks ju, aastas, et tasus tegelikult kohtus käia selle ühe rätiku pärast. Jah, Kadrin oli tegelikult mitmel korral veel kohtus. Ta oli väga sõnakas naine, jah, seal on väga palju kohtu käis. Aga neid ma ei loe. Kus olid, kes olid talle lapse teinud ja mitu isa, kõik tunnistasid, et on isad ja mõned tunnistanud ja kirikuõpetajas ütles, et on isad ja siis kui kohtus läks, siis ei olnud isad, siis keegi tahab raha maksta ja 100 rubla õpetas. Summad olid suured. Aga jah, et kuidas see pärimus üldse nagu tekib, et põnev on muidugi see, et kui mõtled nagu nende peale, kuidas lood tekivad ja see, mis inimestel meelde jääb ja see, mis ajaga nagu kaotsi läheb ja siis, kui sa saad nagu mingisuguse oma kogemuse, mis nagu ühtib selles mõttes oma emade või vanaemade ja vanaisade juttudega, siis sa hakkad nagu teistmoodi kuulama, vaatama ja mõtestama siis seda maailma, mis on meile eelnenud. Ja hästi suur osa oli tegelikult tol ajal oli ju kooliharidusel, et inimesed hakkasid koolis käima, käisid koolis, õppisid piiblit, lugesid pimedas piiblit, eks ju. Tervike ennusku käinud ka vist oli või? Oli ikka 3 aastat käisid ikka korralikult see ikka koolihariduse, aga peamine lõppu ikka piiblilool ja kõige muu. Jah, aga istuma jäetud kedagi? Ei, istuma tol ajal ei jäetud. Kui olid loll, olid loll, jah. Ja nii on kirjas, et kui oli loll, siis oli loll, aga läks oma põllude edasi tegema. Ja sealt, kuulates neid ka, mis on salvestatud lood siis erinevatest meie kandi inimestest, siis kes on linti lugenud, siis jäi silma ka päris mitu sihukest hetke, kus mainiti seda, et kuidas, kui oli keegi teadma naine, teadma mees, suri ära ja need tarkust läksid kaotsi, siis ei osatud enam inimesi nagu ravida või käidi arstimanu linna, aga kohe ei saanud, eks ju. Siis tulidki juba arstiaeg. Ja arstid, jah. Aga mis oli see, et oli tegelikult selline raamat nagu Must piibel. Kui palju ta on kuulnud Mustast piiblist midagi? Ei tea, olete jah. Et me teame kõik, et Vanas Testamendis on Moosese 5 raamatut, aga mida ei räägita, ta oli Moosese 6. ja 7. raamatka ja seda nimetati Mustaks piibliks, sellepärast, et teda trükiti mustana, tekst oli valge. Ja see oli nii salajane raamat, et seda tegelikult peideti ja varjati inimestes, kuna ta sisaldas nõidumist sõna otseses mõttes. Kui sa sealt nagu loed, siis see läks täide ja kõik need asjad, mis seal sees olid, et mina selle läbi lugenud ja see oli väga põnev leid. Aga enne kui selle juurde lähen, vaata, et oli üks põnev asi oli veel, et see tulemärk oli. Ja, et kui teie saate ka nii kaugel, et te leiate kuskilt pärimusest need lindistused, mis on siin eelmise sajandi keskel ja varajal lindistatud, siis soovitan neid kuulata, et see on väga põnev kuulamine ja meie saime siis oma piirkonna lindistused ja kuulasime neid hästi põhjalikult ja ikka oli neid palju kuulata ja tõesti jäi kõrva see, et näed, meil seal külas oli üks tark, tema suri ära, ei mina enam tea. Et see on jah, et kuulake, kui saate. Ja seal tuli välja mõned üksikud asjad, enamuses nad ei mäletanud, ei ussisõnu ega mitte midagi nad enam ei mäletanud, aga mis oli meeles on tulemärk näiteks. Teate, mis on tulemärk? Keegi? Igal juhul. Tulemärk on see, et kui sa oled lapseootel ja sa ehmud niimoodi, et sa saad näiteks kõrvetada ja kui sa selle kõrvetanud käe paned näiteks näo peale, siis juhtud, et sinu lapsel sündides on siin samas punane märk.
miks ma sellest räägin, on sellepärast, et nagu Leo ennem ütles, et osad asjad on need, mis lähevad meie endiga kokku. Meil perekonnas on see asi. Nimelt mina sain kõrvetada ja ma teadsin, et ma ei tohi näo peale panna, et jumal hoidku selle eest, kui lapsel siis, eks ole, punane täpp siin eluks ajaks on kuskil näo peal, siis panin kiiresti selle just pöidla, ma sain kõrvetada ja siis panin siia teise käe peale. Ja mu pojal, kes on täiskasvanud juba, tal on siiamaani see suur punane laik siin. Ja minul vennal oli niimoodi, et tema kui venda kandis, siis isa tegi talle välgu mikliga nalja niimoodi, et leek läks nii suureks, et hüppas talle peaaegu näkku ja ema ehmatas ja tahtis panna niimoodi käed niimoodi näo ette. Aga ta tuli meelde sel momendil, et tule märk ja ta niimoodi, et käsi riivas põske ja võttis käest kinni. Ja vennal on täpselt see käe kinnivõtmise jälg on käe peal ja põse peal olid käed tiibud, täputiibud, aga need kadusid ära esimese sünnikuu järgselt. Selles mõttes see tulemärk oli päris selline asi, mis kohe situtusse näed, et ega vanarahvas ei rääkidki alati nagu hullu juttu. Aga laubavõdak oli jah siukene aeg, kui saunas käid ära ja siis julgemad jäid sauna nõiduma. Niimoodi räägib pärimus ja niimoodi rääkis ka minu vanaema, rääkis ka minu ema. Ema oli Siberis käinud inimene ja tema ütles, et keegi siis nende piirkonnas seal, kas nad Aksid Rais, kus nad olid, et oli ka kaasa võtnud musta piibli, sellepärast, et nõiasõnu läks ikka vaja, kui keegi haigeks jäi ja kuidas arstida lehmi ja kuidas sigutangust ära ajada ja kuidas siis penikoorma saapaid teha nii, et hästi kiiresti kõndida saaks ühest maailmast teise. Ja tema rääkis, et see musta piiblile siis lauba õdagu, kes sulgemad jäid sinna sauna, musta lõngaga seoti ühtepidi rist 7 korda ja teistpidi rist. Niimoodi 7 korda tekkis rist täpselt tsentrisse ja siis kasutati seda nagu pendlit ja siis piibel hakkas ennast keerama vasakule ja paremale, vasakule ja paremale. Ja vanema rääkis, et aga nemad kutsusid Straussi vaimu niimoodi välja. Et Straussi vaim tule välja ja see rääkis ka igasugusega, et kes minu meheks saab ja kes minu naiseks saab ja millal keegi siis ära sureb ja sellised asja ka küsiti. Aga põnev oli just nimelt see, et üks tema rääkis ka siukse loo, et ühel siis õhtul olid mingid mehed jäänud sinna kauemaks, et olid hakanud padaemandat välja kutsuma. Ja hommikul leiti mehed surnuna, pead otsast ära raiutud. Ja keegi ei tead, kas siis padaemand lõikas vikatiga otsast ära või kuidas see oli. Aga mina rohkem ei tea, et Venemaad juhtus ja mis siis tegelikult tol ajal oli. Ma loen teile kiiresti ka ühe lindistuse teksti sellest samast nõiapiiblist. Jah, ja mõne inimesel oli ju nõiapiibel olnud. Siin ligital pole kuulda on neid, aga seal eemal. Sellel oli on nõiapiibel. Sellega sai siis kohe nõida. Siis loeti seda, kui sa tahtsid teise inimese nõiutada. Siis lugesid seda nõiapiibel. Aga sellel on mustad lihed ja valged tähed. Üks oli näin ükskord, et tema ema oli lugenud seda. See ema oli küll niisugune neia moodi inimene, niisugune neia nägu oli ees kohe ja niisugune see silmavaade. Nõid on luuva seljas vahest. Kondist käed ja suur kombus nina peas. Ja ega iga kumbusinaga inimene, see on füsiognoomika, eks ju, kuidas keegi välja näeb, aga mõnel tõesti nõia nägu peas. Aga ma tegingi mõned väljavõtted ja pärast jätan siia lehed ka, et kes tahab veel koju kaasa võtta sellest piiblist, mis on paljundused, et Tartu Ülikooli raamatukogus on see olemas ka siiamaani. Kinnises raamatukogus välja ei laenutata, on olemas, kes tutvuda tahab. Aga mis tol ajal oli, et põhiline asi, et sealt tangu ei läheks. Et kas keegi teab, kuidas sealt tangu ei lähe? On mõni, ega selle peale ei tule selles mõttes. Et seakõna põhja just keskele puuritakse oherdiga auk. Valatakse elavat hõbedat sisse ja lüüakse kibuvitsast tehtud krunt peale. Sel kombel imbub alati elava hõbeda õhku künasse ja sidade toidu sisse ja see hoiab toitu määndumise ja sigutangude eest. Et noh, see on väga hea soovitus, eks ju, et elav hõbed tahab kõik, eks ju, päris kiiresti, eks ega ei ole kedagi sinna tangu minejat enam, eks ju. Või siis, et hambavalu, et noh, me teame kõik, et ega hambaravi on igal ajal kallis olnud ja kus seda tohtrit ikka leiad ja oli väga hea selline jutt, et kuidas hambavalu siis ära ajada. Et hambavalu vaetakse sel kombel ära, et haigele sealtpoolt küljest, kus ta valu tunneb, kõrvalesta tulise rauaga kõrvetatakse. Väga lihtne, et ärge minge enam hambaarstude mingi sepa juurde ja sepp teeb asja kohe ära, eks ju. Ja muidugi, et tollal ka, et inimesed läksid baari omal ajal, aga ei sündid poiss, ei sündid tüdrukud, siis hakati nagu kahtlustama, hakati nõia poole vaatama, et mis siis viga on, et mis siis toimub, on ju. Ja siis oli niisugune vägev nõidus. Proovida, kumb abielurahvas sigib on, kumb ei. Kumbagi kuse sisse võib visata läätse.
See läätse iva, millelt näha on, et ta tärkama lööb, on sigiva kuse sees. See aga, mis pakata on sigimata kuse sees. Niisama võib ainult naise kust noore papli peale visata ja on see 3. päeval kuivanud, siis on naine sigimata, ei kuivada aga selle aja jooksul, mitte on see sigivuse tundusmärk. Et jah, et vaadake, kui palju kuivanud puid on Eestis, eks ju, et päris kehva on meie demograafiks olukord. Ja. Kas sa ka tahad midagi mustast piiblist öelda? Aga võib-olla enne seda, kui mustast piiblist teete, sellest pahast silmast on väga palju kuulda. Kindlasti seda olete küll oma vanematelt kõik kuulnud, et paha silmaga keegi on jälle vaadanud. Et vanasti ei tohtinud ju, kui ka laps sündis, võõras sinna tulla samamoodi, kui loomad sündisid, ei tohtinud tulla võõrad vaatama ja ise ei tohtinud öelda, kui kõik hästi on. Ikka kõigepealt sa ennetasid, ütlesid, ei ole seal midagi ja peas, et mitte hästi öelda, sellepärast, et muidu äkki läheb halvasti. Ja kui ütlesid on, mäletate, eks, teete siiamaani, kes teeb? Mina teen, eks ju? Eks ole. Et aga pahast silmast, et kuna meile meeldib neid lugusid ühitada just nimelt tänapäevaga, siis pahast silmast ma räägin ka endal ühe loo. Et kui mina väike olin, siis me käisime emaga lilli müümas. Ja meil oli suur kannikese aed oli ja korjasime kimbud ja tegime kodus valmis ja siis läksime lilli müüma. Ja ühel päeval, kui me parasjagu lillid neid kippe tegime, tuli vanaema ukse peale. Meil oli suures tuba seal ja siis ukse peal ta seisis ja lihtsalt seisis ja vaatas ja ei ütelnud ühtegi sõna. Ta oli siuke nõiamoodi nägu oli tal ka. Nõia nägu oli. Nõia nägu oli tal ka. Ja ema ütles selle peale, et tead, meil ei ole mõtet täna lilli müüma minna, me ei müü ühtegi kimpu. Mõtlesin, et see ei ole võimalik. Me oleme iga kord vähemalt 1-3 kimpu müünud. Polnud ühtegi korda, et me poleks ühtegi kimpu müünud. See lihtsalt ei olnud võimalik, räägi lolli juttu. Ja no ka oli nii. Nii saigi olema. Mitte üht kimpu sel päeval ei müünud, ilm oli ilus, kimbud olid ilusad, kõik olid värsked. Polnud üldse põhjust, miks me ei peaks müüma, aga võt nii see juhtus. Ja seda ei juhtunud ka järgmistel päevadel kunagi, et me poleks ühtegi kimpu müünud. See oli ainus kord. Ja see on siuke, et appikene, kas tõesti. Jah, teist kui see kurja näoga naabrimutt või naabrimees, kunagi ei tea, eks tuli, vaatas sinu ilusat lehma. Ja lehmal jäi piim kinni ja lehm ei tahtnud enam piima anda. Teate, mis siis tegema pidi? Ei tea keegi. Siis antagu lehmale väävlid 2 leivaviilaka vahel ja lehm hakkab jälle piima anda. Jah, et see oli päris põnev. Vaat siin aasta tagasi oli selline, oli igal pool ajakirjanduses juttu, et lutikad ründavad, eks ju, hotelle ja mis kohtivad. Aga oleks olnud nendel hotellipidajatel see vanarahva tarkvad, mis siin praegust tuleb, siis neil poleks ühtegi lutika probleem olnud. Ja viska põuapõrnikaid poomiõli sisse. Lase seal ära määndada ja see õliga määgi seda kohta, kus lutikad asuvad, nad kaivavad sellest ise. Ma ei pidanud hotellidel ütlema. Ja. Räägime lõpetuseks, siis kuna aeg on täis. Aeg on täis, jah. Jällegi tänapäevast paari päeva tagune lugu. Et kes teab, on olemas mobiilis selline rakendus nagu, et saab sõnukit teha. Teate midagi sõnukist, Wordless? Ei tea. See on selline asi, et see on 5-täheline ja sa siis pead ära arvama, mis sõna on. Iga päev on uus sõna. Meie otsustasime, et me perekonnaga teeme, et igaüks elab erinevas kohas ja siis on see nagu viis meil mingil moel ühenduses olla. Ja iga päev me teeme seda sõnukit. Ja nüüd ühel päeval, see oli nüüd siis 4 päeva tagasi, vaatasime, et minu ema ei olnud sõnukit teinud. Huvitav. Ja mis oli veel huvitav, oli see, et sellel päeval oli tema nimi seal. Iga päev on kõik erinevad nimed ja just sellel päeval oli tema nimi. Ja meid on seal seltskonnas kuskil 6 inimest kokku ja lihtsalt pöörasime tähelepanu, et huvitav, kuidas see tema nimi ja kõik, aga keegi ei võtnud seda nagu väga tõsiselt. Päeval helistasin talle, ta ei võt vastu, mõtlesin, et ta on kuskile spaasse läinud midagi, ta on 75 kohe. Et sõbrannadega siin käis äsja, ma tean, et pidi veel korra minema. Siis helistasin vennale, ta ka ei võt vastu, mõtlesin, et okei, et las siis olla. Õhtul ei saanud ikkagi rahu, helistasin uuesti emale.
ta ei võtta jälle telefoni. Ja kuna mul vend elab seal lähedal, siis mõtlesin, et mine, teine vend siis, eks ole, et mine vaata, mis on väga tõsine lugu praegu on ta haiglas. Et selles mõttes pange tähele märke, mis toimub. Et see on tõsiselt nagu see oli viimane hetk tänu taevale, et me saime selle, eks ole, jaole. Et jah, teile ka õpetuseks, et pange tähele märke. Ja see sõnuk on hea asi, et kui teil on vanavanemad või midagi, kes on veel nutitelefonis, ja see on nagu hea viis ka kohe näha, et midagi on, et ta ei ole sel päeval seda teinud. Et ka alati ei taha helistada, mina ei ole üldse eriti helistaja kõik, aga see on nagu viis, kui ma vähemalt näen, et vähemalt sel korral me märkasime. Teised ei märganud, ei pööranud tähelepanu sellele, aga pidi märkama. Ja see tema sõna seal, kuidas on see võimalik? Kõik neil päevad on, 5-tähelisi sõnu on Eestis palju ja just sel päeval tuli tema sõna sinna. Täitsa sõna. On 20 minti või? Kas ma ühe loo või meil luguda? See on hästi põnev. See on lühikene, aga see on plaaster, mille abil 11 penikoormat 1 tunniga ära võib käia. Ja see on vajalik, see on vajalik asi. Tänapäeval, kui meil on kohe eesmärgid, siis ei ole vaja autosid, on vaja penikoormat käia plaastriga. Võta 2 untsi kaameli rasva, 1 unts sulatatud põdraõli, 1 unts loorberiõli, 1 unts põdrarasva, 1 unts loomulikku muumiat, 1 pool toob piiritust, 7 raudreia rohulehte, lase see kõik uues savipotis kuni pooleni ära keeda ja siis võida seda plaastri uue tarvitamata puki naha peale. Pane 1 tükk sellest nava alla ja teine selga otsa ja siis jooksed sa noole kiirusel edasi ilma mingi hädata. Enne kui sa selle plaastri jälle ära paned, joo 3 tilka oma verd ja 1 klaas valget marjaviina. Valmistamise juures ei tohi keegi pealt vaadata, ka ei tohi ühtegi sõna ise omaga kõnelda ja kes prilli kannab, peab selle ära panema. Aitäh teile!